kõik justkui seisma jäi, ilgutais kirge ja põletavaid. See siin on üks Tallinna vanalinnas asuv keldribaar, kuhu kord kuus poeesiahuvilised kogunevad. Nad ei ole professionaalsed luuletajad, vaid kirjutavad enda jaoks ja vahel loevad neid ka üksteisele ette, et kergem hakkaks. Ja täna astun lavale ka mina, aga alustame algusest. Mõned tunnid varem kohtun raamatupoes Eesti nõutuima kirjanikuga, et ta mind luuletama õpetaks. Tere, tere. Ja, tere. Mina olen Sander. Mina Lauri, väga meeldiv. Väga meeldiv. Sina oledki Lauri Räpp. Meie kõige suurem luuletaja praegu, ma saan. See on nüüd küll vale koht, kindlasti mitte, et ma lihtsalt olen üks tüüp, kes kirjutab. Ta ei nimeta end luuletajaks, aga tema luuletused ravivad paljude inimeste hingehaavu. Ta ei pea enda tekste suurkujude omadega võrdväärseks, kuid need on populaarsemad kui paljude klassikute omad. Siin all paistab üks minu koostatud kogu, mis on siin. Et see pole minu enda luulekogu, on siin all ja need siin on täitsa üllatuseks, on siin ülevalda ja minu suureks ehmatuseks Tõnu Unnepallu kõrval, kes on üks minu suuri lemmikuid. See on edetabeli lett. Aha, seda kõige rohkem ostetud praegu. Siin selles poes ma saan aru, et küll, jah. Ahah, okei. Siis on see üllatus veel suurem, et selle peale poleks tulnudki, kuigi ilmselt siin mingi oma loogika on, kuna mu raamat nii värskelt ilmus, siis ta ikkagi alguses jõuab kuskile ka tabelisse. Lauri viimane raamat, elatud eilsete ja elamata homsete vahel, on järjekorras 8. Kokku on ta aastate jooksul müünud umbes 30 000 raamatut. Aga see pole kõik. Ta on kirjutanud ka 10 laulutekste. Ja täna on neid laulusõnu on ikkagi üle 30 ja nii naiskoorile, meeskoorile mu laulutekste on esitanud Tanel Padar, Jüri Pootsman, Jaagup Tuisk, Mikk Tammepõld ja nii edasi. On mustad purjed valge laebal, elu merel on torm. Kirjutamise pisikuga nakatus ta juba lapsepõlves. Lauri hakkas luuletama tänu oma Viljandi vanaemale, kes hirmsasti lugeda armastas. Teiseks suureks õpetajaks peab ta vanaema naabrimeest, sel suvel surnud kirjanik Arvo Valtonit. Kui sa kasvad sellises keskkonnas ülesse, kus on sul tol ajal tõesti üleelu suuruses kirjanik on su sõber ja vanaema, kes õpetab sulle raamatud armastama, siis jäävad need raamatu tarkused sulle ka külge. Lauri pole õppinud eesti keele filoloogiat või kirjandust. Tema eriala valik oli seotud hoopis maisemate teemadega. Temast sai juustu ärimees. Mu viimane pikaaegne tegevus oli siis Hollandi käsitööjuustude maale toomine, mis on ka loominguline tegevus. Ja see loominguline tegevus kajastus seal, et ma näiteks leidsin ühe farmeri, kes oli nõus tegema siis vana Tallinna likööri maitselist juustu ja see maitseski nagu vana Tallinn. Kui juba ühest ärimehest võib edukas kirjutaja saada, pole ka minu lootused kõige kesisemad. Aga kuidas luuletuse kirjutamisega alustada? No nii, Lauri, küünlad põlevad, mul on märkmik on olemas, pastakas on olemas. Nüüd vist on kõik ideaalne, et hakata luuletama ja suurepärast luulet looma. Jah, mul on vastupidi see tunne, et minul ei tuleksid mitte ühtegi rida, sellepärast, et minu kirjutamine toimub rahvarohkes keskkonnas tihtipeale kohvikus sumin inimesed ja mingid küünalt. Ära nüüd ära rikku seda olukorda, kõik on minu jaoks väga suurepärane, aga ainult sinu selline mentorlus on puudu, et kust ma nüüd peaksin pihta hakkama, et siin luuletusi hakata looma? Jaa, kõigepealt on ju esimene kõige olulisem asi, et millest sa kirjutada tahad. Mul õnnestus osta kodu, mul on nüüd uus korter, äkki kirjutada sellest? Absoluutselt. Kodu, me keegi ei taha kodut olla. Hakka siis mõtlema mingisugused märksõnu, kõigepealt, mis su koduga seostub. Asukoht on ikka korteri ostu puhul kõige olulisem. Aga kas ta on ainult? No asukoht ikkagi nagu on väga oluline, et selline, et kui 10 aasta pärast näiteks tahaks müüa, siis oleks väga, Siis ma jätaks igasugused tehingud ja kõik muud asjad ära, et ma räägiks kodutundest ikkagi. Lauri Räpp teab, millest räägib. Tema luuleridu täis Instagrami kontol on ligi 30 000 jälgijat. Ta tekstid puudutavad ja aitavad neid, kel maailma raskus õlgadel. Üks suunurk üleval ja teine all, see on me eluteatri maskipall. Ma olen palju rääkinud ka vaimse tervise teemadel, kuna ma olen läbi oma venna suitsiidi sellega kokku puutunud väga lähedalt. Aga ma ei ole nõuandja, ma jagan oma kogemust. See on hoopis teine asi.
ta oli minust noorem 2 aastat. Nii-öelda ta tõmbas õnnetu saatuse kaardi, et need asjad viisid sinnamaani. Vaimse tervise häired, mis siis kulmineerusid lõpuks siis selle suitsiidiga, aga et ma julgesin esimesest hetkest peale sellest avalikkuses rääkida nii kirjutades kui meedias, see on muutub minu elu, et mitte ainult minu elu, ma olen saanud mitte 10, aga 100 kirju, kus inimesed, kes on olnud kas sellises hetkes, kus nad on mõelnud suitsiidile või on sellega kokku puutud, nad tänavad, et keegi julges lihtsalt ilusalt ja just nimelt mitte traagiliselt kirjutada nii keerulisest sündmusest, et see on neid väga palju aidanud. Mõnes mõttes, et minu vennaga nii läks, ta on tegelikult nii mõnegi inimese elu päästnud. Paarkümmend minutit spontaanset luuletamist ja aus luuletus on valmis. Ma üldse ei taha kuidagi tulla ikka. See on sammud vanalinna poole. Keldribaari vinkel, kus kord kuus 4 päeviti kogunevad inimesed, kes oma loomingut esitada soovivad. See on luulesõltlaste paradiis. Sellega algab meie imeline üritus. Tere tulemast luulesõltlaste paradiisile. Lava on avatud kõigile toredatele, andekatele inimestele, kes meil siin on kohal tulnud. Kohale on tulnud mõnikümmend luulehuvilist. Õhtu juhatab sisse Karl Kuusk, ürituse korraldaja. Ma olen kirjutanud 1 uue luuletuse sel kuul. See on 1 rohkem kui eelmine kuu. Ja ma olen väga uhke selle olema. Asjad kukuvad alati kokku. Ja võib-olla see ongi hea, sest sedasi sünnivad uued ja paremad asjad. Ja vahel asjad lagunevad ja sul polegi rohkem asju. Kas siis ongi kõik asjatu? Asi on ju lihtsalt selles, et oleme lihtsalt asümmeetrilised asjaajajad ebatasasel asfaltil ja vahet pole, kui konarlikuks jalgealunega minna võib, on tee lõpus ikka ootamas alati uuem ja parem asi. Aitäh! Lihtne ja ilus luule. Lauri Räpp ütleb, et just lihtsus on ka tema edu võti. Tema tekstiread on ülipopulaarsed, kuid luuletajate seast kuuleb sageli nurinat. Talle vaadatakse ülevalt alla, aeg-ajalt kritiseeritakse ka avalikult. Öeldi, et kui Lauri Räpp on luule, siis Igor Mang on proosa. Mis ma siis sellise ironiseeriva kriitikaga peale hakkan, et kas ma võtan seda tõsiselt ja kuidagi elan üle või mõtlen, et selge, et ma ei oska mitte midagi. Aga kui minu tekstid on jõudnud, näiteks üks tekst on jõudnud Elleri tütarlaste koori plaadi nimilooks, siis ilmselt seal ikkagi on midagi. Las ma tulen su ärklitoo aknale, poen tuppa ta väikesest praost. Las ma joonistan varjudest seinale kevad lilledest mustrit su jaoks. Las ma tuulena tulen su juustesse, sõlmin pusadest lahti kõik mured. Las ma olen su südame salariik, sinu põllud ja metsad ja majad. Luulesõltlaste paradiisis aga kriitikat ei kuule. Loomingut esitatakse erinevates keeltes ja erinevates vormides. Mitmel puhul on kuulda sõnadesse pandud hingevalu. Kas mu vaeva mu aega ei märka, et mu haavad pilguvad ju verid? Et mu aastaid ei taasta sõna sorry. Minust kukuvad välja killud, teised liimivad mind kokku, kuid sa lööd mu uuesti porgi. I'm on my own now. I cannot back off. There is no one to protect me. They called off my beloved. But... Ja kui lähebki miskit nihu, saab esitaja toetusaplausi. You can do it. Yeah. I lost it. Yeah. Kui tahmaselt tökatele itku vesi, öösis settimas mu nimme, mil kalk kaamos kaleidoskoobina käänutab magala torne. Erinevad inimesed, erinev looming, aga ürituse korraldaja Karli sõnul on kõigil midagi ühist. Ma arvan, et äge looming suures osas sünnib koledatest ja tumedatest asjadest. Ja kui nendest teemadest rääkida, siis see aitab. See absoluutselt aitab, et minu jaoks ka korraldajana on täiesti terapeutiline see üritus. Lauri Räpp aga ütleb, et ühel hetkel võib ka kirjutamisest haigeks jääda. Tema sõnul on müügi edetabeli tippu ronimine olnud väga suure töö tulemus. Kui kaua sa oled selle ratta peal olnud?
et ei saa hingata ka? No ma julgen öelda, et ikkagi viimane 3 aastat on täiesti ratta peal oldud jah, et tegelikult väga hullumeelne. Unetunde jääb väheks, kui sa oled kogu aeg sõidus, kui sa pead tegema tähtaja peale töid, see ühel hetkel lihtsalt ei jõua enam. Olen ka selle sama 3 aasta sees läbi põlenud. Ja lõpuks oli see, et ühel hommikul ma ei olnud suuteline voodist püsti tõusma enam, et üks suur teerull mulle peale parkinud ja ma lihtsalt sealt alt ei suutnud välja ronida. Läbipõlemisest tuli sõnameister läbi, kuid sel sügisel tabas teda uus tervisemure. Mul on see pinge on mulle liiga teinud, nagu ka ilmselt on näost näha, et on see parema silmanärvi selline häire on, et kas sa näed muidu hästi või on? Ma näen niimoodi natukene uduselt ja natukene kahekordselt, kui mul on mõlemad silmad lahti. Kui palju see takistab sul töö tegemist? See saab korda, aga hetkel see segab jah, et ei ole lihtne. Su raamat on edetabeli tipus kõigi suurte nimede kõrval, aga samas sa oled pidanud loobuma paljust. Ka tervis on järele andnud. Kahetsed sa midagi, et sa nii palju tööd tegid? Ei kahetse, et see kõik on pidanud juhtuma, et ma paranen ja tegelikult ma ka järgmisest nädalast astun hoorata pealt maha ja puhkan. Lauri eeskujul on nüüd ka mul aeg enda hing rahva ees alasti tõmmata. Närv on sees ja pigem jätakski need luuleread paberile vaikselt istuma, et keegi ei kuuleks ja ei näeks. Aga tuleb minna. Rääkides hakkab kergem. Jaa, palun. Ja meie ees on järgmine esineja. Teeme suure aplausi esimest korda luulesetlaste päraseks loomad. Tere, minu nimi on Sander. Täna sündisid mõned tunnid tagasi minu esimesed luuleread. Nii et betoonlinna särasse uppunud lind, kes kuldset tordilabidat ihkab. Kus on su kodu, kus on hing? Siin, sest kinnisvara turg ju tõusma hakkab. Öö on lahti, tee valla, pangatädi Juliana puulusika annab. Kääksub ukse, kriiksub pink, must 1000 kätt, üks ukselink. Mitu last siin tehti, keda peksti? Meie pidu ikka peeti. Miks ometi on lauanurk just siin? Nad pole veel lahkunud, notariaalselt kinnitatud on mu piin. Soolaleiba, välja teenida, nüüd on minu kord renoveerida. Siis uksepiite keegi ei nea ja kui lapsi teen, ega seda järgmised ju ei tea. Uueks seinad, tuppa oma lehk. Siin on kodu, puhas valge leht. Aitäh! Tubli pingelangus, ega luuletus esitamine võõra publiku ees ei ole lihtne ülesanne, aga ma jäin täitsa rahule enda esitusega, saavutasin teatava kontakti inimestega ja ega luuletusel endal ka ju midagi viga ei ole. Aga üks õppetund on siit küll kaasa võtta, kui ikka minna rahva ette ühte luuletust esitama, siis tuleb see kirja panna ka nii, et vähemalt ise oma varese jalgadest aru saad. Ja no ma jäin ikkagi aeg-ajalt hätta. Aga sellegipoolest väga tore üritus ja nüüd siis koju mõnusat poeetilist õhtut nautima. Ei, ma olen seal pool.